Nii tore on siin selliste mõnusate ja rahulike lauludega ülistada Jumalat, aga mina ei tea, kas te panite tähele või väljas on torm tegelikult. Ja ma tulin siis siin linnas ja siin rohkem maa pool võib-olla ei ole seda nii tunda, aga Kundast hakkasin tulema, siis oli üks see Batuut oli keset linna. Pulkade rodu oli järgi, see näitas, kust aiast enam-vähem tulnud olid. Essus oli bussipeatus, tuul oli kraavi visanud, kummuli ratta selle, mitte rattad püsti, vaid jalad püsti, et väljas on torm. Ja niimoodi mõnikord see on, et me otsime siin rahupaika, aga siin on rahulik ja siin on tore. Ja sellest on hea. Et ma tahan, me oleme juba detsembrikuus 2 korda seal Karmeli mäel käinud natukene, seda on Veronika puudutas oma jutluses ja siis Johanna ka, aga mina tahaks minna sinna Karmeli mäele koos teiega ja siis olla seal natuke pikemalt ja rääkida ja vaadata, mis seal tegelikult toimus ja mis seal juhtus. See kõik Uus Testament, Jeesus ütleb, et see kõik, see Vana Testament on kirjutatud, mitte Jeesus, aga Paulus, eeltähenduseks meile, et mis need kõik sündisid seal ja alati tõmmake siis, kui need lood kõik tulevad, tõmmake nagu paralleele, et kus see Karmel ja kus see altar ja see tuli langeb ja kus mina olen ja kus see meie Karmeli kogudus on ja sest seal tuleb sellised paralleele nagu tõmmata kogu aeg. Ja mõtlesin ka, et kui ma sellest Karmeli mäest räägin, siis et hea oleks laulda seda laulu, et ma tõusen mäele. Madisel oligi see esimene laul, aga ma talle midagi öelnud, et kuidas see tuli nagu kogemata, see läks nagu hästi kokku, Jumal juhatas. Ja, et ma tõusen mäele, see mägi on alati selline Jumalaga kokkusaamise koht. Ja et me oleme nendest Karmeli mäe lugudest ja sellest loost kuulnud. Ma ei tea, kus see meie kogudus selle nime on saanud, see Karmeli mägi, aga ma arvan, et võib-olla sellepärast, et tegelikult see Karmel tähendab nagu läbi ajaloo seal Piiblis, et ta on nagu sellise viljakuse sümbol ja Jumala õnnistuse metafoor ja rahvusliku identiteedi osaga juutidel, et ta oli selline ilus paik ja ilu ja õitsengut ta palju tähendas seda. Võib-olla sellepärast, aga võib-olla ka sellepärast, et Eelia tappis seal 450 vale prohvetit, et kumb see siis on. Aga kõigepealt, et edasi minna, et loeme sellest ja see on Esimese kuningate raamatu 18. peatükk ja alates sealt salm 20. Esimese kuningate 18, salm 20. Ja Ahab, kes oli sellel ajal kuningas, läkitas käsu kõigile Iisraeli lastele ja kogus prohvetid Karmeli mäele. Ja nüüd astus Eelia kogu rahva ette ja ütles, kui kaua te lonkate 2 karguga. Kui issand on Jumal, siis käige tema järel, aga kui Baal on see, siis käige tema järel. Aga rahvas ei vastanud talle sõnagi. Siis Eelia ütles rahvale, mina olen ainus järele jäänud issanda prohvet, aga Baali prohveteid on 450 meest. Antagu meile 2 härjavärssi, valigu nemad endale 1 härjavärs, raiugu tükkideks, pangu puude peale, aga ärgu nad süüdaku tuld. Ja mina valmistan 2 härjavärsi ja panen puude peale ja minagi ei süüta tuld. Siis hüüdke teie oma Jumala ja mina hüüan oma issanda nime ja see Jumal, kes siis vastab tulega, on Jumal. Ja kogu rahvas kostis, et see kõne on hea mõte. Ja Eelia ütles Baali prohvetitele, valige endale nüüd härjavarsi, valmistage see esimesena, sest teid on rohkem. Hüüdke siis oma Jumala poole, aga ärge tuld süüdake. Ja nad võtsid härjavärsi, kelle ta neile andis ning valmistasid selle, siis hüüdsid nad Baali nime hommikust lõunani. Öeldes, Baal, vasta meile, aga ei häält ega vastust. Ja nad kartlesid ümber altari, mille nad olid teinud, aga lõuna ajal Eelia pilkas need, ütles, hüüdke valjumini, sest ta on ju Jumal. Vahest läks ta on ta mõttesse läinud või on läinud kõrvale või viibib teekonnal. Vahest ta magab, aga küllap ta ärkab. Ja siis nad hüüdsid valjema häälega, täkkisid end mõõkadega ja piikidega oma viisi järgi, kuni neil veri hakkas voolama. Aga kui lõunaaeg oli möödunud, siis nad märatsesid kuni roaohvri toomise ajani, aga ei häält ega vastust ega tähelepanu. Siis ütles Eelia kogu rahvale, astuge minu juurde. Ja kogu rahvas astus tema juurde. Siis ta parandas issanda altari, mis oli maha kistud. Ja Eelia võttis 12 kivi vastavalt Jaakobi laste suguharude arvule, kellele oli tulnud issand sõna ja oli öeldud, sinu nimi olgu Iisrael.
Ja siis ta ehitas üles kividest altari issanda nimele ja tegi altari ümber kraavi, mis mahutas külimitu seemet. Siis ta ladus puud, raius äärevärsi tükkideks ning pani puude peale ja ütles, täitke 4 kruusi veega ja valage põletusohvri ja puude peale. Ja siis ta ütles, tehke seda teist korda ja nad tegid teist korda. Ja siis ta ütles, et tehke seda 3. korda ja nad tegid 3. korda. Vesi aga voolas ümber altari ja kanalgi, kraavgi täitus veega. Ja kui roaohvrit pidi ohverdama, siis astus prohvet Eelia ette ja ütles, issand Abrahami, Iisaki Jumal, Iisraeli Jumal, saagu täna teatavaks, et sina oled Jumal Iisraelis ja mina olen sinu sulaseja ja et mina olen kõike seda teinud sinu sõna peale. Vasta mulle, issand, vasta mulle, et see rahvas saaks teada, et sina, issand, oled Jumal ja sina pöörad tagasi nende südame. Ja siis issanda tuli langes alla ja sõi ära põletusohvri, puud, kivid ja põrmu ning lakkus ära vee, mis oli kraavis ja kogu rahvas seda nägi, siis heitsid nad silmile maha ja ütlesid, issand on Jumal. Issand on Jumal. Aga Eelia ütles neile, võtke kinni Baali prohvetid, et ükski neist ei pääseks ja rahvas võttis nad kinni ja Eelia viis nad alla Kiisoni jõe äärde ning tappis nad seal. Et see taust oli see, et Iisraeli rahvast oli Jumalast eemal läinud ja Eelia ütles, et selle nagu nüüd mingi võtame aja maha, et tuleb mingi vahepeatus, et vihma te ei saa, et jääte nälga ja enne vihma ei tule, kui mina ütlen. Ja siis oli 3 aastat kuiv olnud. Ja 3 aastat oli kuiv olnud ja siis kuningas oli selle Eelia peale vihane, aga tegelikult see Eelia lihtsalt ta tahtis nagu tähelepanu saada, Jumal tahtis tähelepanu saada ja siis oli nagu 3 aastat täitsa kuiv, nii et otsisid ringi, kust üldse rohtu leida ja vett leida, et üldse nagu hinge jääda, et looma ei peaks ära tapma, sest et heina ka ei olnud, midagi ei olnud loomadele süüa anda. Ja see on naljakas, et see Baal tegelikult, mida nad siis sellel ajal kummardasid sellepärast, et see Ahab oli võtnud selle naise endale sealt nende Baali kummardajate hulgast ja Iisabeli ja Iisabel oli kandis sellest hoolt, et seda Baali teenitakse, nagu me lugesime prohveteid, Baali prohveteid oli 450. Ja Iisabel hoolitses selle eest ka, et need jumala prohvetid, need vaikselt kõik nagu, kui me sealt enne loeme seda, siis üks mees oli ikkagi suutnud neid nagu 100 tükki kuskil varjule panna, muidu nad oleks kõik maha löödud. Et Iisabel hoolitses sellest, et ta tuli, see kuningas Ahab võttis endale naise teisest maalt üldse ja seal oli see Baali, see kummardamine tuli juba nagu niimoodi sisse. Ja Baal, ma vaatasin ka, mis see tähendab, see on nagu isand ja mingi siuke, aga nende üks nagu olulisemaid jumalaid oli ja ta oli tormi ja siis viljakuse ja vihma ja tuule jumal. Et Baal oleks pidanud hoolitsema sellest, et vihma sajab ja inimesed saaksid leiba ja toidust, aga Baali keegi ei süüdistati Jumalat, et Jumal, kõik teadsid, et kui kes vihma kinni keerab, see on Jumal ja kes lahti keerab, on ka samuti Jumal, aga Baal oli ju ja siis see Karmeli mägi tegelikult on hästi viljakas, selline piirkond oli, seal oli metsosi ja aedasi ja kõike ja nagu ma siin enne juba ütlesin, et see oli nagu selline õitsengu ja selline sümbol, see Karmel. Aga kuna need Baali prohvetid olid siis see Baal oli samuti viljakuse ja selline Jumal, siis need Baali prohvetid olid võtnud selle Karmeli mäe ja selle piirkonna nagu oma selliseks nagu pesaks, nagu see oli nende valdus seal. Ja kui Eelia ütles, et kogu rahvas kokku kõik Karmeli mäele, siis ei olnud niimoodi, et need Baali prohvetid ja emajumala teenistus on kuskil seal, et ärme sinna mine, et lähme kuskile eemale, teeme oma asjad kuskile eemale. Ei, ta läks sinna täpselt sinna pesasse, sinna keskele, Baali prohvetite mängumaale nii-öelda, et vaatame siin, kes see õige jumal on. Et nii palju seda tausta sinna taha. Et tegelikult oli see viljakas piirkond, ja kui ma eksi, siis ma ei seal käinud seal mäeotsast, kui praegu on ajad nii palju muutunud, et kui me sealt mäeotsast alla vaatasime, siis oli põldusi küll,
aga seal oli ka see kunstlik vihmutamine ja kastmine käis igal pool, et sealt korralikku saaki saada. Aga see oli see paik, jah, et see oli üks viljakas paik, aga nüüd oli kõik juba ära kõrbenud selle suure selle kuivuse tõttu. Aga jah, et siis see oli nagu selle Paali nagu territoorium ja Karmeli mägi oli ka siis nagu Paalile pühendatud piirkond. Aga rahvas oli siis sellel ajal kahe vahel ja hästi palju loeb ikkagi juhtides samamoodi, et kui kuningas ja tema naine hoolitsevad siis selle ebajumalateenistuse eest ja Paali oli väga nagu süsteem ikka pandud tööle, mõtlen 450. Ma ei tea palju võib-olla meil on Eestis ka umbes sama palju kirikuõpetajaid ja pastorid kokku, ma ei tea. Muidugi Iisrael on suurem riik, aga selle ajal ei tarvitsenud rahval palju suurem olla. Et see oli ikkagi väga suur süsteem, mis oli üles pandud ja kui ees minnakse niimoodi, no mis see rahvas siis ikka teeb, noh, et see Jumala tempel, see oli unarusse jäädud, see vist ei olnud päris maha võetud, aga rahvas oli siis sellisel olukorras seal, et neid Paali prohveteid ja neid oli palju, siis Jumala teenistus käis nagu täie raumaga ja see nagu Jumalale muidugi see üldse ei meeldinud, sest see oli nagu Jumala rahvas ja oli täinud täitsa nagu kõrvale. Ja seal oli vaja niisugust värskendust või niisugust stoppi. Ja kui sa mõtled võib-olla siis meie elus, võib-olla meie riigis, meie koguduses, samamoodi on vaja mingit actionit vahepeal, et meelde tuletada, kuidas asjad tegelikult on. Võib-olla siis tuleb ka 3 aastat nagu nälga kannatada võib-olla, ei tea, ei oska öelda seda. Aga et igal juhul niimoodi oli see olukord seal selline vaimulikus mõttes hästi kesine ja vilets, aga Jumal on alati plaan ja siis ega siis Eelia, ta ju siis Jumala sõna peale astus esile ja Eelia siis pakkus selle plaani välja ja nii edasi ja siis kui sellest me oleme juba kuulnud ka, et kuidas need Paali prohvetid siis möllasid ja täkkisid ja tegid oma tseremooniad igatepidi, aga sellest midagi kasu nagu ei olnud. Ja noh, mingit häält ega vastust seal ei olnud. Ja siin me kuulsime ka, et kuidas õieti palvetada, ärge tehke palju sõnu, ega see mõõkadega enda täksimine on nagu äärmuslik selline küll, aga ega see ka tulemust ei anna. Ja see Eelia palve Jumalale, see oli hästi lühikene, see ei olnud ju väga pikk. Et Jumal ei kuule mitte selle pärast, mis suuri tseremooniaid ja kõike tehakse, aga siis Eelia tuli ja parandas selle altari kõigepealt. Ja ehk siin on palju neid sümboleid, et mis see altar siis oli, võttis 12 kivi, need suguharude arvu järgi ja nagu seal sellel ajal oli, et pandi siis see puud sinna peale ja siis oli see põletusohver. See on ka huvitav, ma ei teadnud, ma ei saanud aru veel päris täpselt, et miks see niimoodi oli, ma ei uurinud seda, mul polnud aega uurida, et tegelikult seda põletusohvrit ohverdati hommikul ja õhtul. Aga siin oli siis, kui roaohvri aeg tuli kätte. Ja siis Eelia ütles, et tulge siia, paneme tule otsa ja siis tehti tegelikult põletusohver. Aga roaohver tegelikult ei olnud liha ega midagi, see oli lihtsalt peenest jahust ja õlist selline, ütleme, taimetoidu ohver, mis anti Jumalale. Ja see oli see hommikul, ma ei tea, mis kell see siis põletusohver oli ja õhtul oli ka põletusohver, aga päeval, kui kuskil peale lõunat kella 3 paik oli see roaohvri aeg. Et see on templi teenistuse järgi käis, eks selle ka, kui kogu lugu siin, mis on, kõik aja arvamine oli ikkagi selle hommikuohver ja siis roaohver, kõik teatid, mis kellaajad ja mis need on enam vähem. Ja roaohver oli siis kella 3 paiku õli ja jahu ja viirukist ja nii edasi. Ja miks siis roaohvri ajal kõik see toimus, ma ei tea seda. Aga noh, kella 3 oli siis need Paali prohvetite kõik see tseremoonia, kõik on nad nii läbi ja väsinud juba, seal kõik selgelt sealt enam midagi ei tule. Et lihtsalt aja pärast. Ja siis, kui Eelia võttis ehitas selle altari ülesse ja pani sinna peale ja siis ta valas vett. See on ka nii huvitav, et ta lasi sinna peale valada, võtke nüüd 4 seda kannu ja siis 3 korda valati vett. Et see on täpselt jälle 3 korda valati vett, mis tähendus seal veel on, seal on 3 ainu Jumal. Esiteks on see, et see vesi oli samamoodi nagu ohver.
seepärast, et ega vett ei olnud, kuiv oli, täitsa kuiv. Ja need külimitud ja millega seda vett seal mõõdeti, ega see oli päris ikkagi mingi märkimisväärne mõõt, et kuskilt otsiti siis viimane veetilk ja umbes, et see ohvrile ohverdati veel vett ka. Et see vesi tegelikult oleks võinud ju aidata mingeid kurke ja tomateid või need kartuleid kasta, et oleks midagi saaki saanud, aga ei, see valati lihtsalt sinna ohvri peale. Ja seda valati nagu 3 korda, Jumal on 3 ainu Jumal ja mis see vesi kõik veel võib tähendada. Ja see kokku tuligi ju 12 veeanumat, et 3 korda 4 on jälle see suguarude, mitu suguaru seal oli. Ja vesi samamoodi, et ta tegi selle nagu ise süttimise võimatuks. Et tänapäeval me teame, et mõned asjad võivad iseenesest ka põlema minna, kui sa paned õiged asjad nagu kokku. Ja mäletan, kui seal tehases meil oli see sodikütust, mis pidi olema stabiliseeritud, aga tegelikult ei olnud. Tõime varusime laevaga, ostisime mina ei tea, kust Inglismaalt või kus me tõime seda, mäletan Inglismaalt ja panime sinna unnikusse, see läks ise põlema suvel. Ja suured tulekahjud olid ja Päästeamet möllas seal, keegi viga ei saanud ega midagi hullu juhtunud, aga päris suured tulekahjud olid, see läks ise põlema. Aga kui see nüüd ohvri, kõik see asi oli niimoodi üle valatud veega, siis ise süttimist ega seal midagi muud ei olnud. Seal ei olnud niimoodi, et kogemata või oli mingi salatuli sinna alla pandud, et siis läks, see näitas seda samamoodi. Ja et ta tegi selle nagu võimatuks. Ja siis Eelia palvetas, et vasta issand mulle, et see rahvas teaks, et sina oled Jumal ja sina pöörad nende südame tagasi. Ja see tuli, mis siis tuli ja põletas kõik selle ohvri ära ja need puud ja kivid ja kõik lakkus sealt kraavist selle vee kõik ära ja isegi selle põrmu, isegi selle tuha, siin ei jäänud mitte midagi, see kõik nagu neelas ära. Ja see muidugi, mis see tuli siis tähendab, eks ole, et Jeesus ütleb ka, et ma tulin tuld viskama ja mis ma ei tahaks, et see juba nagu põlema läheb, et see juba põleks ja see on see tuli, mis näitab seda Jumala nagu sellist väge ja mis nagu, kus see Jumala energia tegelikult tuleb. Ja igaüks võib mõelda nüüd, et kus sina siis selles pildis nüüd oled, et kas oled see ohver seal altari peal või oled sa siis Baali prohvetid ja värised ootad oma saatust, et mis nüüd edasi saab, et minu asi ei töötanud üldse, eks ole, või oled sa lihtsalt Iisraeli rahvas kahe vahel, ei tea nüüd mida teha. Eelia ütles ka, et miks te lonkate 2 karguga. Et see 2 karguga lonkamine, mina saan seda niimoodi aru, et kui sa proovid nagu ühte nagu isandat teenida ja teist isandat teenida, ega siis see kumbagi ei saa õieti teenitud. Ega sa ei tunne rõõmu sellest, et kui täielikult olla selles, ega teises iga süda kogu aeg kripeldab, et ei peaks ikkagi seal olema, tahaks seal olla ja see ongi nagu 2 karguga, et sul ühtegi jalga tegelikult tervet ei ole, et sa oled nagu 2 vahel. Ja üks saab mõelda, kus tema siis parasjagu on või kus ta tahab olla. Aga jah, siis tuli ja kõik kummardasid ja kõik said, et sooi, issand on Jumal. Kõik said aru sellest, et kui see tõde tuleb, et siis tuleb see, nagu Jumal niimoodi ilmub, siis sa pead nagu otsuseid võtma ka vastu. Siis sa ei saa enam jääda nagu kõrvalt vaatajaks, vaata, mis siin edasi toimub. Tegelikult sa saad aru, et kui mina ise olen ka tõmmatud nagu mängu, et mina pean ka otsuse tegema. Et kuidas mina saan olla seal see üles ehitatud altar ja kuidas mina saan need oma asjad korda panna selleks, et see Jumala tuli võiks tulla. Et me tahame elus saada ka see kristliku õpetus ja kõik see Jumala teenimine, kõik see on tore ja kõik vahva, me saame aru, et see on nagu väga hea. Aga selle tegemiseks ei ole seda tuld, energiat ei ole, lihtsalt ei saa. Nagu Paulus kirjutab, siis me samastume selle Paulusega, tahaks head teha küll, aga ei suuda. Midagi välja ei tule. Oleme see on nagu nii tavaline tunne. Tahaks küll, ma olen südames, Jumal, sa näed, et ma ju usun ja ma olen ustlik ja kõik. Ma armastan neid inimesi ja ei, midagi välja ei tule. Hoopis vastupidi mõnikord läheb asi hullemaks. Aga see on see, et sul ei ole seda energiat ja seda Jumala tuld. Ilma selleta sa ei saa neid asju teha. See ei ole, ega siis me siin kirikus räägime kõik need kristlike põhiväärtusest, Jeesuse järgimisest, kõik. Tihti peale mõte, ega keegi väga vastu ilmselt võib-olla ei ole, mõned ilmselt on, aga mõned, väga tubli, õiged mõtted,
aga küll tuleb see saladu või siis see, tegelikult sa võid teada ka, kes see siis üle sosistab südamesse, et aga see pole sulle, sest sina ju ei saa hakkama. Sa ju oled siuke, tead, ise tead, et kukud läbi igal pool aga seal on seda Jumala, seda sekkumist on vaja. Ega siis see ongi see, et meil on see osadus Jumalaga ja sul peab olema see jumalik nagu tuli ja see säde. Ilma selleta sa ei olegi võimeline seda tegema. Aga siin oli just see, et Jumal tuli tulega alla ja kuigi ta neid inimesi kärsada, nad vaatasid eemalt, eks ole, seekord, aga nad nägid kõike, mis seda sündis ja see oli nagu, siis nad said aru. Ja et see tõde, see vajab siis juba nagu neid otsuseid. Ja siis ka, siis Eelia ütles, et võtke kinni kõik Baali prohvetid, et ükski neist ei pääseks. Ja see on nagu nii huvitav ka, et üks mees, üks prohvet, 450. Aga ülejäänud rahvas oli kõik seal ümber. Et seal tekkis selline nagu kriitiline massi arusaamine, kriitilise massi arusaamine, et issand on Jumal. Ja siis need Baali prohvetid, need jäid kõik eraldi. Ja üks mees lõi nad kõik maha. Kuidas see võimalik on? Aga sama asi jälle see, et sul on vaja sinna Karmeli määr, sul on vaja selle tule juures olla, siis kui Jumal tuleb ja ilmutab ennast niimoodi, see toob selle meelevalla ja väe sinna kohale, et kõik võtsid need, ma ei tea, kas seal oli mingid rüselus ka, siin ei räägita täpsemalt sellest, aga igal juhul viidi kõik sinna alla jõerda ja Eelial oli ka jõudu küll, et 400 meest ära tappa lihtsalt, et see ei ole nagu inimlik. Aga selle jaoks on samamoodi. Mõtlen nüüd, kus need minu paalid on ja kus need minu elus ringi sõidavad ja kes nad on prohvetid või mis need on, kui palju neid on, kas need on ka 450 rohkem või vähem, aga need on vaja maha lüüa. Aga sul on need halbu asju ja neid su elus, need on vaja nagu nottida, aga niimoodi, nii öelda, nendest on vaja lahti saada, aga sa ei ole võimeline ise seda tegema. Sul on vaja seda, et Jumal tuleks ja ilmutaks ja Jumal ise tuleks sinna kohale, ilmutaks ennast ja siis sa saad selle meelevalla ja väe, et need kõik pead maha lüüa nendel otsast, nendest enam midagi järgi jää. Et see on selle nagu see kõige nagu olulisem nagu see point selle kogu selle sündmusel. Et kas siis peale seda hakkas nüüd Jumal rahvas kohe nüüd ilusti sünagoogis käima ja Baalist ei jäänud midagi järgi, ma ei tea, päris nii vist ikka ei olnud, eks ole. Seal oli ju, pärast me teame, et mis pärast seda tuli, Iisabel kuulis seda ja see hirmus tigedaks selle peale, et tema prohvetid kõik maha löödud ja lubas selle Eelia ka maha lüüa, aga Jumal pani ta varjupaika ja pani edasi ja elu läks sealt edasi. Ikkagi seal tuli üks uus nagu algus selles mõttes. Aga seal on see, et sa pead nagu, sul peab olema jumalik sekkumine, et sa saad nende vaenlastega hakkama. Ja sa ei saa ise nagu, sa ei saa, okei, võtame, nagu öeldakse, et kui on suur ülesanne, võtame jupi kaupa lihtsalt, teeme üks päev, üks prohvet, teine, võtame niimoodi, neid tuleb teist otsast nii palju peale, see ei ole võimalik. Ja sellepärast on see nagu selline märgiline sündmus, see Karmeli määr, mis seal toimus. Ja ma ütlen seda, ma räägin seda, mis hakkab siin juhtuma, sest me oleme Karmel ja see on Karmeli mägi. Inimesed tulevad siia, Jumal ilmutab siin ja siin tuleb see meelevald ja vägi, et inimesed saavad ennast muuta ja saavad need halvad kõik, mis ütleme, täna on selle nimi, see Baali prohvet, mis iganes, need saab kõik kõrvale pandud, need saab kõik ära likvideeritud, aga sa pead kokku saama Jumalaga, et see asi juhtuks, kõigepealt sa pead tahtma. Aga see, et isegi kui sa tahad, sellest on ka vähe, sellepärast seal peab olema jumalik nagu vägi ja sekkumine selle asja juures, et sa suudad seda teha. Et inimesed tulevad siia, ma mäletan ju ka Villi Võrk on ise sellest rääkinud, kui ta tuli, ta sai seal päästetud ühes selles Rakveres oli mingi telgi äratuskoosolek, ta sai päästetud, tuli kohale, aga siis ta tuli siia meie kirikusse Eti Meelise juurde ja Meelis ütles, et nüüd nii palju kõik siia maha paned, siia see jääb ja kõik, seal oli meelevald selle kohal. Need, mis ta sinna maha pani, Jumala ees, need sinna jäid. Ja mees tegi täieliku muutuse, 180 kraadi või 360 kraadi või mida seda kraadides öelda. Ja ta tegi täitsa muutuse, aga seal oli see meelevald selles kohas, kui sa oled Jumala ees, kõik maha panna. Ja ta pani kõik ja läks edasi täitsa teistmoodi. Et Karmel on see koht. Ja ma räägin lihtsalt, mis hakkab tulema prohvetlikult. Ja et see Karmeli mägi ja see hetk meie elus samamoodi.
et sul on vaja nagu aeg-ajalt Jumalaga kokku saada ja seda ammutada ja seda kogemust saada. Ühelt poolt me oleme nagu mõistused, inimesed, me kõik oskame arvutada kõike, aga otsuseid, isegi näiteks kui see kõige naljakam, kui üks mees hakkab autot ostma, siis ta paneb Exceli tabelisse, mis need autod kõik maksavad, lõpuks ostab ikkagi selle, mis talle meeldib. Et see hind ei loe midagi. Et meil on samamoodi, me saame kuidagi moodi aru asjadest, aga lõpuks me teeme otsused selle järgi, mis meile meeldib ja mis meile kuidagi südames on ja see. Aga selleks, et neid jumalikke otsuseid, selleks on sul jõudu ja väge vaja, sest et allapoole läheb asi iseenesest ja kõik asja, mis sa tahad ülesse poole vedada, sinna on vaja palju energiat panna. Aga et niimoodi see on, jah, et see oli äge nagu jutustus sellest, kuidas Jumal nagu sekkus ja pööras nagu oma rahva ja enda poole ja kõik said aru. Ja et issand on Jumal ja teda tuleb järgida ja see on nagu võimas ja siis tuli ka inimestele selline Jumala nagu kartus ka. Ja see ei olnud nagu lihtsalt piiblisse kirjutatud ka, et tore tagant järgi lugeda, ammu, mis juhtus, nii palju valeprohveteid sai surma ja nii edasi. See ei ole, see on Jumala sõna, see on tänasel päeval, mis sai täna loetud, mida me kuulasime. See on täna samamoodi aktuaalne, sest selle taga on Jumal. Ja kuigi see kirjutatud ju tuhandeid aastaid tagasi, eks ole, aga see on siin, täna ta on siin meie laua peal. Jumal käskis selle nagu mul siia laua peale panna. Et Karmeli kogudus on see koht, kus Jumal saab ennast ilmutada ja väge ja meelevald saab kättesaadavaks ja teha muutus ja teha parandus. Ja meie süda on see altar, kus siis Jumal tahab selle tule süüdata ja nagu Jeesus ütles seal Luuka 12:49, et tuld ma olin tulnud viskama maa peale ja mida ma muud tahaks, et see juba oleks süttinud. Tõuseme ja palvetame. Kallis isa taevas, me täname sind, et saame sinu ees seista ja täname sind selle Karmeli mäe loo eest ka, kuidas sa nii võimsalt ja ägedalt astusid inimeste oma rahva ette ja panid nad nagu sellise valiku ette. Täname Jumal sind kogu südamest. Täname seda, et sa aeg-ajalt ilmutad ennast ja tead, seekord oli ka üks väga suur ilmutus ja issand, üks suur pööre sai tehtud ja täname sind selle eest. Aga luba ka, issand, et see sõna räägib meie vastu ja räägib meie vastu ka, et mida meie peame tegema. Et see ei ole nagu, et sa ütled meile kõigile, et miks te lonkate 2 karguga. See ei saa seda niimoodi võtta, aga selle sees on oma lugu ja mõte ja issand, luba tõesti, et me igaüks nagu seostaksime ennast sellega ja et me saaksime nagu, tunneksime, et me oleme õige koha peal, Jumal. Ja kui ei ole, siis me teeksime parandust, Jumal, ja siis me parandaksime meelt. Ja ma tänan, Jumal, tõesti, et see on sinu tempel nagu see Karmeli mägi ja see on see koht, kus sina oled ise kohal ja me saame tulla sinu ette ja meil tuleb pärast see palvehetked siin ja seal kardina taga ja teenistused ja meil on inimesed siin, kes on valmis teenima ja palvetama kõigiga koos, aga luba Jumal, et meil oleks selline seos ja mõte sellega ja ma tänan Jumal, et sina räägid meie vastu ja tõstad meie sees selle sõna läbi esile asju, mis on tarvis, millega meie saame tegeleda ja jõudu ja julgust ja väge ja meelevalda sinu käest võtta, et teha õigeid asju ja õigeid otsuseid. Tänu Jumal sulle, tänu Isa taevas sulle, Jeesuse nimel, amen.